tere kõigile, Valguse kanal Marge YouTube'i kanali tellijatele, kuulajatele, vaatajatele ja kõigile liitujatele. Ma olen teile südamest tänulik teie toetuse eest ja sellest, et te kuulate ja hindate seda, mida ma oma YouTube'i kanali kanaldustes ja videodes räägin. On erinevad teemad ja loodan, et neid teemasid tuleb nüüd rohkem, sest vahepeal oli väike paus kanalduste üleslaadimisel. Täna valin nädala sõnumi valgusteadlikkuse inspiratsioonikaartidest. Ja tänane kuupäev on 27. Kes hindab numeroloogiat, siis 2 ja 7 on 9 ja 9 number tähendab lõpetatust. Ja aprillikuu viimase nädala viimased kuupäevad on nüüd sellel nädalal ja need eriti intensiivistavad siis kõikide asjade, teemade lõpetamist ja sellise koondvõtte tegemist mingites siis sinu elu puudutavates asjaoludes, olgu ta siis suhtetasand, töö või siis isikliku sisemaailmas toimuva siis kokkuvõte ehk siis mõistmine, arusaamine, mis toimub sinus, milliseid energiaid sa sisaldad ja kes oled sina. Eile oli valgustervenduse kursus ja selles on ka mitmed teemad ja üks teemadest on oluline südame avamine. Kõik siin maailmas toimub tegelikult südame kaudu, just sinu südame kaudu. Sinu süda on nagu selline valguse vorteks, mis võtab vastu erinevaid vibratsioone või nagu infokanaleid või kuidas ma ütlen veel, selliseid signaale nagu raadio vastuvõtja, aga just selliseid ja nii palju, kuidas ta on häälestunud, see sinu südamekeskus. Kui südamekeskus on suletud, siis elad sa mõistuse ehk egoteaduse järgi ja oled täielikult maatrikssüsteemile allutatud ja tema mängukann. Ja selles maailmas on siis, maatrikssüsteemi maailmas on olulist tähtsust siis teistega võrdlemised ja mateeria erinevates eluseikades saavutamine. Auto, parem auto, ilusam maja, riided, välimus, töökoht. See on kõik siis maatrikssüsteemi poolt sulle sisestatud vajadused ja võrdlemised ja tahtmine olla parem ja sa teed kõik selleks, raisates oma isiklikku energiat, et neid saavutada ja seda kas või astudes teistest inimestest üle ja astudes eelkõige ka iseendast üle, mõtlemata, mida sina tegelikult tahad ja kes sa oled. Ehk siis sul ei ole sidet oma sisemise minaga, enda südamega. Nagu olen öelnud erinevates väikestes videodes, et sa oled vaimne olevus, kes on sünnihetkel hingestatud.
sellesse kehasse ja omab siis keha nagu kesta, mille sees siis maises plaanis oma elu läbida ja tänu sellele kehale näed sa ennast siis mingisuguse füüsilise projektsioonina, aga tegelikult oled sa hoopis teistsugune. Aga sellest ma ei taha pikemalt praegu rääkida. On aeg valida siis selle nädala 3 kaarti ja nendeks viimasteks aprillipäevadeks. Aprillikuust, mida ma olen rääkinud, ongi just suured lõpetamised ja uue alustamised, mis on aegunud ja enam ei teeni sind siin elus. See, kas on lahkunud või lahkub või selle lahkumise aktivatsioon või algus on siis sellel kuul tehtud. Ja järgmised kuud intensiivselt hakkavad tooma sulle siin maailmas esile siis selliseid asjaolusid, mis kas sulle meeldivad või mis on sulle ebameeldivad või mida sa pead lihtsalt lahendama, kas sa tahad või ei taha, või mis annavad sulle justkui selliseid nii hüvesid kui ka eelisolukordasid või selliseid imelisi meeldivaid asjaolusid, mis edendavad kõikides sinu elutahkudes sinu elu ja edasiliikumist ja nii-öelda heaolus ja külluses olemist. Nii et võtame 3 kaarti. Valgusteadlik inspiratsioonikaardid on kõik üdini positiivsed, ei ole ühtegi negatiivset kaarti ja hurjutavat ega pahaendelist soovitust, vaid aitavad sul olla ennast armastavast seisundist, sest ükskõik, mis su elus ei ole, tegelikult pole sa milleski süüdi, vaid need on sulle kogemused. Oled sa valesti mõelnud või öelnud või teinud, siis ära hurjuta ennast kunagi, vaid ütle, paita ennast, ütle, et see oli sulle kogemuseks. Ja sa olid tubli ja nüüd sa tead, mis see tähendab ja sul on alati võimalik edaspidi teistmoodi toimetada ja teha. Seega on väga oluline olla neutraalne, nagu üks kaart ka ütleb. Ja kaardite sõnum on selline, et kui sa lased lahti vanast, sellest, mis on möödunud ja teadvustad, et kõik, mis oli, on möödas. Sest just olevikus on sul võimalik lahendada ära nii minevikus ehk möödunud asjaolud ja ka tulevikku loodud juba mineviku ehk möödunuga loodud süžeed, mida sa hakkad siis läbima, sest olevik on võti. Kõik toimub olevikus, sest me elame ühel ajajoonel, minevik, olevik, tulevik ja selles olevikus ära lahendades, ära vabastades mingit asjaolu, vabanevad juba minevikust kui ka tulevikust sinna loodud asjaolud. Nii et lase lahti möödunust, siis avad väravad uue ja värske voolamisele ja seda just on soosinud kogu see aprillikuu ja ka tegelikult tulevased kuud. Nii et teadvusta, et sul on elus rohkem imelisi kogemusi, just seda, mida sa tahad, sest seda, mida sa sisaldad, seda hakkad sa välisest reaalsusest kogema. Mitte seda, mis on välises reaalsuses, see ei loo sinu sisemust, vaid sinu sisemusest pärinev tõmbab ligi ja kirgab välja seda, mida sa hakkad kogema. Ja sellele toetav kaart on see, et sa saaksid lasta lahti möödunust ja uuele väravad avada, et oled neutraalne ja võtad elu sellisena, nagu on. Minu elu on täiuslik ja terviklik,
sest kõik, absoluutselt kõik, millega sa välisest ühined, see saab olema sinu reaalsuseks. Neutraalsus, jälgija, kõrvaltvaataja, sellises seisundis oled sa hetkes, olevikus ja täielikus teadlikkuses oma elus toimuvast ja sellest, mida sa välisest näed. Et kui on mingisugune selline ebameeldiv olukord, see ei tähenda, et sa oled halb või vale, vaid jääd neutraalseks vaatlejaks ja ütled, et see on illusioon, see pole sinu kogemus. Sa ei valinud seda, vaid see on maatriksüsteemi mäng sinuga. Kuulutad selle illusiooniks. Nii et märksõnad on, olen neutraalne ja kuulutan need asjad illusiooniks. Kõik on mäng ja sina oled oma mängujuht, selle elu mängujuht. Ja läbi tänulikkuse, ja just teile ka tuletasin meelde, et tänulikkuse vibratsioonid on kuskil 150 hertsi, tava, maailmaelu, gripiviiruste ja madalate energiate või midagi selliste hertsid on 7,8. Tänulikkus on magnet, see tõmbab ligi, mille eest veel rohkem tänulik olla. Ja kui sa väärtustad eluigat tahku, siis kogemused peegeldavad sinu südame mõtteid, ehk siis enne just rääkisin, et kõik pärineb ja läbib sinu südant, ehk siis kõik toimub tegelikkuses sinu südame kaudu. Nii et sinu südame mõtted, see, mis sinu sisemuses on, sinu hinge peegel, näitab seda siis, mida sa välisest oled võimeline siis enda ellu, oma maailma tõmbama ja mis saab sinu elu ja selle maailma, milles sa elad, reaalsuseks. Kes on öelnud, Mahatma Gandhi, muuda ennast ja maailm muutub koos sinuga, midagi selliselt umbes. Nii et me jõuame selleni, et kõik pärineb sinu enda sisemusest. Luba muutustel tulla oma ellu, lubades endal muutuda, olles aus enda vastu, armastades ennast, väärtustades ennast ja olles hetkes siin ja praegu olevikus. Selline oli selle nädala sõnum. Imelist kulgemist sulle uutes energiates ja lase lahti kõik see, mis pole enam sinule heaoluks ja on allatõmbav sinu energiavibratsioonides, sinu meeleolu, siis meeleolu ja heaolu siis vähendav. Ja liitu kanaliga, ole tellija ja olen sulle tänulik, et sa oled olemas.